Minu nimi on Ivo Lukk, mina olen Uusmaa City kinnisvaramaakler. Enne kinnisvaramaakleri ameti valimist tegin ma erinevaid töid. Näiteks mul perel oli lille kasvatamisbusiness, ehk siis ma kasvatasin lilli, ma müüsin lilli. Pärast seda olen ma teinud pagaritööd, peapagaritööd, olen olnud leivatehase direktor, olen müünud toiduainetööstustele toorainet. Ehk seal oli nii, et kõik mu eelmised töökaaslased ja tööandjad olid äkki minu klientideks. Ja selle sama põhimõtte sain ma edukalt kaasa võtta ka kinnisvaratöösse. Kõik minu kolleegid, kõik minu tööandjad on ka minu praegused kliendid. Kui sa oled inimestega juba usalduse saavutanud ja loonud selle suhte ja sul on palju tutvusi, siis on oluliselt lihtsam alustada ka maakleri tööd, sest see lävend on siis sul nagu oluliselt lihtsam. Kuidas teha järgmine samm? Miks ma sattusin üldsegi kinnisvarasse oli see, et sõber Erki Sepa kutsus mind. Taustal oli see, et ma tegelikult olin rahul olematu. Ma olin oma tööd juba teinud 7-8 aastat ja ma tundsin, et ma ei rakenda oma potentsiaali 100% ära. Ma tundsin, et minus on sees veel, et ma saaks seda nagu paremini kasutada enda kasuks, aga mul ei olnud väljundit. Ise mõtlesin oma peas, et kuidas seda teha või mis alal ja ma jõudsin ikka kinnisvara juurde tagasi. Ja Erki läks Remaxisse toona ja kutsus, et tule, et ma läksin Remax karjäärikoolitusele. Tule ka. Ütlesin, et ma praegu ikkagi tule, mul on kõik hästi, valetasin ise endale. Ja ütlesin, et sa mine, anna mulle teada, kuidas sul läheb. No tal läks väga hästi, nagu me teame, siiamaani läheb hästi. Ja 2 aastat käis moosimine ja lõpuks ta rääkis mu ära. Ma julgesin selle sammu teha. See samm oli päris nagu hirmus, sellepärast, et minu jaoks tähendas see seda, et mul oli 2 väikest last ja eluaseme laen ja kindlalt sissetulekut ei olnud. Aga ma ikkagi mõtlesin, kui ma praegu ei tee seda, ma 40 lähenev, siis ilmselt ma ei tee seda kunagi. Kas nüüd või iial ja ma panin 100% kõik mängu, tegin kõik nii, nagu öeldi, nagu õpetati. Mul oli väga hea mentor muidugi kõrval ja see kõik tasus ära. See oli raske, pidi arenema, ma pole tööd mitte kunagi nii palju ennem teinud. See amet on selline, kus sa pead oma mugavustsoonist välja tulema. Aga see kõik on ära tasunud ja ma olen väga rahul, et ma selle valiku tegin. Mul oli üks huvitav lugu ka rääkida oma maakleri tööst. Oli üks korter, mida ma näitasin, 2-toaline ja seda tuli vaatama üks isa koos oma tütrega. Mina siis alustan presentatsiooni, olime just elutoas ja kui äkki kopib keegi kõvasti rusikaga ukse pihta, kes see on huvitav, teen ukse lahti, see oleks purjus inimene. Mida te siin teete ja meilegi kuputab, mida te siin teete nagu. Ma ei tea, et ma siin näitan korterit, olen maakler, et lasin ta ilusti vannituppa kööki, mitte midagi ei juputa nagu. Ma ta ikka räuskas edasi ja läks minema. Okei, et jama lugu nagu. Läheb natuke aga mööda, tuleb omanik. Liigub nagu krabi külge ees. Ma siin ühe asja keeran ja siis jälle ma juba keerasin kinni ja läks minema. Mis on selge, et need ei osta raudselt seda korterit, sellepärast see korteri näitamine on läinud täitsa tuksi. Purjus inimesed, vesi jookseb, kõik kuputab, omanik jookseb nagu krabi külge ees. Ja kui näitame läbi sai, siis see isa ütles, et ei me võtame selle korteri ära ja omanik võib ka sisse jääda. What? Mis mõttes? Kuidas? Ja, omanik võib ka sisse jääda, et ta sobib meile. Ja see lõpplugu oligi see, et müüja ja ostja abiellusid ja neil on laps. Ja et nad täna nagu koos kahjuks küll enam ei ole, aga siiski väga äge lugu ja see uputuse asi oli nii, et ma palusin omanikul dušikabiinile nurgad ära nühkida. Ta nühkimise käigus nihkus ära kanalisatsiooni asi kuidagi sealt trapi ühendus. Ja hommikul ta käis duši all ja see vaikselt siis valgus sinna kuidagi lageda vahele ja lõunaks jõudis see siis naabrile kohal, hakkas tilkuma. Et sellest see naaber tuli siis koputama, et mida te siin teete. Aga minu arust väga tore lugu, kuidas 2 inimest kohtusid sellises ootamatus situatsioonis ja kuidas see nagu elu läks, tänu millele on siis uus inimene sündinud siia ilma. Et äge, minu arust on tore lugu. See ei ole maailma kõige lihtsam amet, aga see andis mulle sellise tegevusvabaduse ja seesmise rahuldustunne, kui sa saad endast anda kõik ja sul meeldib see, mida sa teed.